Tervist! Punktuudised alustavad. Täna pärastlõunal otsustas Eesti Vabariigi Kantselei eesotsas Eesti presidendiga rahuldada Eesti rahulolematute vangide liidu palve vabastada Eesti 100. sünnipäeva puhul 100 vangi. Vangide vabastamine toimuks Eesti Vabariigi taasiseseisvuspäeval 20. augustil. Meie reporter käis Eesti rahulolematute vangide liidu esindajatega kohtumas. Tere poisid, täna pärastlõunal rahuldas president teie palve või idee vabastada 100 Eesti vangi, et kust selline idee tuli? No me poistega vaatasime telekas kongis kõik koos ja siis Eesti sünnipäev ja palju jauramid telekas ja siis me mõtlesime, et miks mitte meie võiks poistega ka kuidagi korraldada 100 vangi vabaks, miks mitte? Aga kuidas siis valitakse need õnnelikud 100, kes vabaks saavad? No me oleme teinud poistega spetsiaalse veebiplatvormi www.vangisvabaks.ee. Tuleb lihtsalt minna sinna lehele ja hääletada 1-5 on tasuta, 7 punkti saab anda tokenitega ja 10 punkti maksab ainult 2,99 üks SMS. Ehk siis võidab see, kes on kõige populaarsem? Jaa, täpselt, jah. 100 kõige paremat vangi, kõige kõrgem skoor, nende uks 20. august 00 ei sulgu. Ja asja teeb eriti põnevaks veel see, et vangid ise ei tea, mitmendal positsioonil nad on, et seda näevad ainult meie itimehed ja me oleme andnud osadele vangidele ka kaamerad ja fotokad, et saavad teha pilte ja vloge. Poisid, ise ka osalete? Ikka osalen, ja minu kasutaja nimi on Kiirid Kuulid ja hääletage kindlasti minu poolt. Ma tahan kindlasti välja saada, sest et mul on väga palju uusi ideid ja lõpetamata asju. Ja kindlasti külastage leht www.vangitvabas.ee ja tam minu kasutaja on Barriga 666 ja kui mina sümpaatne teile, siis palun pange mulle punkte. Aitäh poisid ja edu teile siis võistlusel ja jätkake, palun. Ja tagasi stuudiosse. Tore, et meil jagub Eestimaal inimesi, kellel on häid mõtteid. Jääme siis ootama 20. augustit ja vaatame, kui kiiresti kuritegevus tõusma hakkab. Edasi spordiuudiste juurde. Eile õhtul toimunud koosolekul jõudis Eesti Olümpiakomitee seisukohale, et on aeg astuda välja antidopinguliidust ja ühineda dopinguliiduga. Dopinguliit loodi Venemaal Sotši olümpia tarbeks. Kuna projekt oli edukas ja medaleid tuli palju, siis otsustati sellega jätkata. Peale Sotši olümpiat liitusid dopinguliiduga Keenia ja Itaalia. Eesti on dopinguliidu 4. liige. Meie reporter käis täna kohtumas Eesti Olümpiakomitee presidendi Alar Repoga. Täiesti kogemata leidsime Eesti Olümpiakomitee presidendi Alar Repo. Lähme küsime talt paar küsimust dopinguliidu kohta. Alar Repo, tere! Kas te saaksite lähemalt rääkida dopinguliidust? Ikka saab, jah. No, me seal olümpiakomitees poistega otsustasime, et Pyeongchangi olümpiamängud olid tulemused nii kehvad. Medaleid ei olnud, mitte midagi säravat ei olnud ja midagi on vaja süsteemis kardinaalselt muuta ja leidsimegi, et suurepärane lahendus on rahvusvaheline dopinguliit ja sinna me nüüd siis astusimegi. Aga doping on illegaalne, medalid võetakse ära? No seda küll, jah, aga mõelge seda rõõmu. Eesti inimeste südames, kui need medalid võidetakse, eks ole. Ega tol hetkel ju keegi ei tea seda, et kas on doping või mitte. Nagu nii kõik panevad. Norrakad, astmaatikud. Panevad suusarajal nagu hullud. Vahele ei tohi jääda. Aga kust leitakse rahastus selle projekti jaoks? No siin me oleme pannud targemate poistega pead kokku ja jõudnud järeldusele, et kõige lihtsam viis seda programmi rahastada on see, kui mõned sportlased jäävad dopinguga vahele. No seda ikka tuleb ette, eks ole. Nemad stipendiumit olümpiakomiteelt ei saa. Nende raha, jagame lihtsalt teiste vahel laiali ja kõik on korras. Et sellega muret ei ole. Aga maksumaksja ei pea üldse muretsema, et see neile rohkem kuidagi midagi maksma läheb, sellepärast, et kui tulevad tulemused, tulevad ka sponsorid ja me saame hakkama. Kui peaks midagi juhtuma, siis rahvusvaheline dopinguliit ütles, et nemad on igati 2 käega meie poolt, et toetavad meid ja lubasid meile järgmistel olümpiamängudel palju medaleid. Nii et Eesti inimesed järgmistel olümpiamängudel 10 kulda kindlasti. Alar Repo, suur tänu. Aitäh teile ka, jah. Tagasi stuudiosse.
Jääme siis põnevusega ootama esimesi supertulemusi ja tagajärgi. Sellised olid täna spordiuudised. Nüüd aga ilmateade. Tere õhtust ka minu poolt. Koos ilusate ilmadega on avanemas meeleid ja õide on puhkemas sõrmed. Nüüd ilmast. Homme hommikul ulatub Läti kohal asuva madalrõhkkonna põhjakese üle Lõuna-Eesti ning külma tehakse umbkaudselt 150 inimesele. Lõuna-Soomest läheneva kõrgrõhkkonna hari toob Juminda poolsaare, Maardu ja Põhja-Eesti saarte piirkonda tõsiseid vihahooge. Vihane võib olla lausa iga teine mõjupiirkonna elanik. Jahe on aga Eesti lõunaosas, kus endiselt võideldakse külma saamisega. Üldiselt on kogu Eesti kaetud Kolumbiast golfihoovusega saabuva nohurõhkkonna meelevallas tugevusega 5-12, puhanguti kuni 15 jutti tunnis. Pärast päikseloojangut veeni otsimine Kirde-Eestis veidi nõrgeneb, kuid peaks normaliseeruma päikesetõusu ajaks. Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Põhja-Eestis saab veidikene lund, puhtuse protsendid võivad langeda kuni 20%-ni. Järgneval 2 päeval on ilm vahelduva pilvisusega ja üle kogu Eesti võib lohutuseks sadada natukene antsu. Tassatakse rahulikult põhjakaari 1-3 junti tunnis ning õnnelikkuse protsent võib tõusta lausa uskumata 60%-ni. Tänaseks minu poolt kõik, kohtume taas allima teadetes. Sellised olid tänased punktuudised. Kohtume teiega kallid vaatajad siis, kui meil on piisavalt ideid kogunenud. Aitäh vaatamast!